See ongi kõik. Sa ei saa lihtsalt iga üht rassistiks nimetada, kui nad sind imelikult vaatavad ja siis sellest puhtalt pääseda. See video on hullumeelne ja te kõik peaksite seda vaatama. Nagu näete, on enamik inimesi siin valged. Ma üritan jõuda oma kodumaale ja teie kõik olete teinud mul sinna jõudmise raskemaks. Rahutus tekitav mees rahvusvahelisel lennul, mis on just õhku tõusmas, alustab pidevalt tülisid kõigi lennukis viibijatega. Mulle ei meeldi draama, ära tee seda. Samal ajal kui politseinikud tormavad lennuki poole. Kapten astub kahtlusalusele vastu, et ta lennukist eemaldada, kuid mees ei tagane. Ja ma ei pea maha minema, näed kuidas see on, näed kuidas see töötab. Sa näed kuidas see töötab. Ma tean kuidas see töötab, jah, nii see töötabki. Nii see töötabki. Sa näitad mulle nii palju viha ühe inimese vastu. Ma teen sulle universumi ja karma tasandid ära. See läheb ainult paremaks, kutid, see läheb ainult paremaks. Muidugi. Näita mulle siis märki, kui tahad, et ma lahkuksin. Ei, sa peab mulle nime näitama, sa valetad, ma näen seda poe seal taga. Kas sul on kott, mida tahad kaasa võtta või midagi enne, kui maha lähed? Ma ründan siin 2 inimesega ühe vastu. Ma arutan seda sinuga. Millega? Kuule, sina. Sina või inimene, sest ma istun ja olen sinust madalamal. Jah, ma istun õhus, sest ma istun madalamal kui sina. Kas mina olen nüüd kõva mees või? Proo, lihtsalt lahku lennukist. Ma liigun. Kuule, tead mis? Härra. Ei, te kõik lööte kampa. Näed, enamik inimesi siin on valged. Ja, nii et te ütlesite umbes viige ta lennukist välja. Issand, loomulikult pidi see juhtuma. Ma ei kavatsenud olla see, kes mainib selle mehe nahavärvi, aga tema on see, kes on maininud kõigi teiste nahavärvi, sest see jõuab alati selle teemani tagasi. Sõbrad, tarkuse sõna. Ärge olge talumatud inimesed. Lihtsalt ärge olge, see ei ole seda väärt. Igatahes, tere tulemast selle video järjelusse. Haha, läheb paremaks. Ma üritan jõuda oma kodumaale ja teie kõik olete teinud mul sinna jõudmise raskemaks. Veel üks reisija, kes on samuti sellest mehest tüdinenud ning stjuardess lähenesid talle nüüd, et proovida teda lennukist välja saada. Mine ettepoole, Dan. See on nüüd see suur hetk. Tulge, härra, tulge. Oodake korraks. Ei, ma hoian teid. Oota hetk, see on suur mees. Ei, okei, tule. Siin tuleb nüüd Chuck. Tule, mine edasi. Ei, ta läheb 311 juurde. Ta võtsis mind esimesena. Okei. 3-1. Hei! Sain aru. Hästi, kutid. Pange käed tagasi. Ärge puudutage kedagi. Pange käed alla. Ärge puudutage kedagi. Minaka. Ma teen nalja. Pööra natuke ringi. Lähme. Pööra ringi, hunt. Aitäh, poisid. Pööra ringi, kõnni, lähme. Mun ole piiblit. Mina olen see. Muu jumal. Kui mitu reisijat ühinevad, et mees lennukist välja saada, saabuvad politseinikud täpselt siis, kui nad ta teleskoopsillale viivad. Kui lõbus ta laps on. Sellepärast ma siia tulengi. Aitäh, et tulid. Kõnni. Hästi. Politsei on siin. Nii et lihtsalt tule. Kõik laabub. Hästi, mees. Kui advokaat on olemas, siis nii ütleb seadus õiguslikud sammud. Hästi. Tõuse püsti. Tule tagasi minu juurde. Sa tead küll. Lähme. Tehke teed. Süütu aju tsiviilisiku jaoks. Ma jätan selle meelde. Tere, kurt. Me ei saa maha astuda. Kas sa tahad maha astuda? Ei. Pole tähtis. Mis täpselt juhtus? Me seisime siin ja ootasime peale minekut. Hakkasime sõidutee poole karjuma. Me ei saa maha astuda. Ma tunnen paroole. Nii et inimesed olid nagu, hei, ma vannun jumala nimel, te olete kõik siin. Hurstworth, ta karjub mingi naise peale, bla bla bla. Või ei tea, mis inimene on. Mine. Mine, astu eest ära. Liigu. Oota, pane kingi jalga. Jah. Hunt, aja jalad laiali. Ma tahan kohe oma riigi poolt määratud kaitset.
mul on praegu oma riigi poolt määratud kaitsja. Mis? Mul on see räpp olemas. Ma pole kunagi aru saanud, mis see on. Ja see ongi alati probleem. Nad kohtlevad mind teistmoodi. Nad vaatavad mind. Kui seisad, siis tahab ta meid sulle naha alla saada. Ta paneb seda kokku. Sa oled alati sina. Vaata mind. See, ja sa oled surnud. Ja siis pöördus ta Korni poole. Aga nad ütlevad mulle, et see on minu isa. Kuidas sa teda siis tunned? Ta on minu poeg. Okei. Kas sa tead, mis temaga toimus? Kas sa tead, miks ta nii vihane oli? Mul pole aimugi. Kas sa olid temaga lennukis või mitte? Ma olin temaga koos. Okei. Kas sa saad mulle öelda, mis juhtus? Me läksime sisse, keegi oli taga, midagi, nad rääkisid sellest. Millest nad rääkisid? Kuidas ma saan öelda? Võib-olla midagi rassistik või midagi sellist. See oli suunatud tema poole, midagi sellist. Ta pidi sellest kuulma ja siis ta lihtsalt sattus vaidlusse. Okei. Ja siis ta jooksis sisse ja jälle sattus ta kellegagi samal teemal vaidlema. Kas sa olid temaga koos, kui see juhtus? Kogu aeg? Okei. Sa vastu hakkad, mees. See läheb ainult hullemaks. Ma ei hakka isegi vastu. See on mu vanemate idee. Sa tead seda, eks? Ma ütlesin talle, et ma teeksin seda hea meelega. Ja nüüd teeb sinu lennujaam seda. Ma viin su ülemkohtusse. Aitäh, kõik tulevased politseinikud. Näoga seina poole. Ajage jalad harki, poisid. Ajage jalad harki. Sa muutud end. Rohkem austraallaseks. Ma ei arvanud, et see mees oli temaga. Mees, kes väidetavalt on tema isa. Ja ta kõndis oma isa juurest ära ja suundus otse üles. See oli kõige veidram asi. Nüüd tulevad teised reisijad talle järele. Tal ei ole korras. Midagi on temaga lahti. Jah. Ta lihtsalt on valus. Ma ei tea. Olgu, lämme rahulikult, eks? Ma arvasin, et see on sõnavabadus. Sõnavabadus. Riik ees. Okei. Kas see on varem juhtunud? Mitte kunagi. Okei. Ta rääkis siin Refusega. Eks, jah, ta jõudis täiesti tagasi. Ta karjus ja röötis natuke. Ja siis ma olin nagu... Ta oli juba istmed. Kui ma sinna tagasi jõudsin, olid inimesed juba kogu aeg tegutsemas. Ta sättis end istmele ja karjus ning vandus. Ta seisis selles piirkonnas umbes. Inimesed, kellel on minu nahavärv. Naiakas olukord algas koha peal. Ma tahan lihtsalt ühe asja väga selgeks teha, sest mulle tundub, et sellel mehel on mingi vaimne kokkuvarisemine. Olgu! Mis mulle südant murrab, on see, et tal on vaimne kokkuvarisemine ja see, kuidas ta mõtleb, ma mõtlen, mida ta aju teeb, on see, et ta viib end mõtteni, et kogu maailm on minu vastu rassistlik. Kogu maailm on rassistlik. Te kõik olete rassistid. Vaata, mulle tundub, et see mees on vaimselt haige. Ma ei arva, et see on midagi keerulisemat kui see. Ja tegelikult olen ma väga õnnelik nähes, et valged inimesed lihtsalt enam ei lepi sellega. Nad lihtsalt ei võta seda enam vastu. Sa ei saa lihtsalt kedagi rassistiks nimetada, käituda nagu tõbras ja mitte mingit karistust saada. Sa saad karistada. Aga see ongi see, mida see maailm on teinud. See on pannud need inimesed pidevalt ohvrimentaliteeti tagasi langema, kuni nad käituvadki niimoodi. Sul on California juhiluba, aga sinu aadress on sellel. See on Floridas, aga sul on California juhiluba. Täpselt nii. Ja ma olen ka USA kodakondsuse saanud. Nii et see osa on olemas, see osa on sul olemas. No sa ütlesid, et sa elad Californias või kui sul on... Ei. Aadressid on kirjas Florida, sul on õigus. Sul on õigus. Mees sai. Sellel hetken aru. Jah, ta on suur mees. Nii et ta tuli madalavalt välja. Nad vedasid teda mööda vahekäik üles, nad said tõmbesilma. Ta arreteeritakse praegu ründamise eest, sest me tõesti lõime siin kedagi. Nad võtavad tema asjad lennukist välja. Ja nad panevad need siia pagasisse. Okei, siia lennujaama. Nii et kui ta vanglast välja saab ta oma asjad pagasikontorist kätte, kui see on avatud. Sest ma saan aru, et see on rahvusvaheline lend. Kas see on õige? Kas teil on juhiluba? Aitäh, et selle selgeks tegite. On hea teada natuke rohkem selle loo kohta. Jah. Aga tema ei löönud inimest esimesena. Inimene läks politsei juurde. Nad palusid tal lahkuda. Nad palusid tal lennukist korduvalt lahkuda. Nad tegid seda kõike sellepärast, et ta karjus ja röökis. Ja ta ei tahtnud lahkuda. Ja nad küsisid kaptenilt. Härrasmees lennukisillal sekkus samuti ja palus tal lahkuda. Ta ei tahtnud lahkuda, nii et nad pidid ta välja saatma. Ja siis läkski asi kiireks. Jah. Ma tegin parima inseneri tööd. Tema ei teinud midagi valesti. Mind tabas üks neist. 11 pardal olnud inimestest.
põhimõtteliselt see tüüp, kes arreteeriti, nad kontrollisid teda põhimõtteliselt. Ta hakkas valjuks muutuma ja istus maha. Ta ikka karjus. Nad küsisid temalt. 3 või 4 korda nad küsisid temalt. Ma tahan kõigepealt tema jalgu kontrollida. Jah, veendu, et sokkides pole midagi. Võta oma kingad ära. Võta oma kingad ära. Jah, ma teen seda, kui sa lahti lased. Võta kindad jalast. Sain aru. Ja, just nii see ongi. Pane king uuesti jalga. Kas ikka veel lendad? Ma pean vaatama, mis juhtub. Ta läheb vanglasse. Me võiksime proovida ta kautsjoni vastu välja saada. Ta võiks helistada kautsjoni maaklerile. Kautsjoni maaklerile. Kas sa tead, kuidas see töötab? Kas sa tead, kuidas see töötab? Kuidas kautsjoni maakler töötab? Ta läheb vanglasse. Kui ta tahab välja saada, peab ta kautsjoni maksma. Keegi peab maksma raha, et olla kindel, et ta tulevikus kohtusse läheb. Ta võib ise kautsjoni maksta või saad seda tema eest teha. Ma panen teie ütlused raportisse, aga me vajame siiski, et te midagi täidaksite. Ma saadan selle teile meilile. Praegu raporti ja süüdistuste jaoks saame lähtuda sellest, mida te ütlesite ja mis on mu kehakaamera salvestisel. Aga lõpuks, et toetust saada, peame siiski paluma teil selle ära täita. Ma saadan selle teile kõigile meilile. Okei, andke siis ka oma teisele tööpajale teada. Ja siis... see loo põhimõte on see, et see on südantlõhestav. Vaata, sellel videol on miljoneid vaatamisi ja minu jaoks, ma ei tea, see teed mind veidi ebamugavaks. Esiteks, ma lihtsalt tunnen, et kui inimesed jõuavad sellesse punkti, kus neil on psüühilised kokkuvarisemised ja nad arvavad, et kõik on nende vastu rassistlikud, siis see on kurb. Aga tegelikult teeb mind üsna õnnelikuks näha, et inimesed ei võta seda rassismi süüdistust lihtsalt niisama omaks. Mulle tundub, et mõned aastad tagasi, kui oleksid näinud sellist videot, kui oleksid näinud kedagi ütlemas, jah, te kõik vaatate mind, siis inimesed lihtsalt tõmbuksid tagasi, sest nad kardaksid nii väga, et neid peetakse rassistideks. Ja ajapikku liiguvad inimesed sellest välja ning võtavad seisukoha, et tead mis? Ei, ma ei ole rassist. Ma tean, et sina oled see, kes käitub valesti ja nii see ongi. Igatahes aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid, Mate.